Nüüd liigume Aafrika sarvepiirkonda, kus kasvab mure seoses tihedamate sidemete pärast Jeemeni hutiide ja Somaalia Al-Shabaabiga, kahe terrorirühmitusega, kellel võivad olla ühised huvid Aadeni lahe piirkonnas. Mure tekitab tehnoloogia ülekandmine, droonid, salakaubateed ja meretaktikad, mis liiguvad Jeemenist Aafrika sarvepiirkonda. Ja kui see seos tugevneb, ei uuta see vägivalda enam ainult Somaalias, vaid kogu piirkonnas. Meiega liitub, et sellest rohkem rääkida, Emily Milliken, In7 Foundationi asedirektor. Emily, selgita laiemat teemat siin. Mida võidaksid hutiidid sellest partnerlusest Al-Shabaabiga ja mida võidaks Al-Shabaab sellest partnerlusest hutiididega? Hutiidide jaoks pakuvad Somaalia võrgustikud neile juurdepääsu salakaubateedele, rannikualade varjupaikadele, kütusele ja võimalustele mereseireks. See suurendab ka nende mõju Bab el-Mandebi väinas ning võib anda neile lisajõudu, arvestades, et nüüd on teateid Somaalia alivõitlejate smugeldamisest Jeemenisse, et nad võitleksid selle rühmituse eest. Al-Shabaabile on see pigem taktikaline. Hutiidid suudavad pakkuda Al-Shabaabile kaasaegseid relvi, droone ja mereseirevahendeid ning tehnilist oskusteavet, mida nad on õppinud Iraanilt ja Hezbollaha koolitajatelt. Ja see liit süvendab ka piirkonna merelist ebakindlust, millest Al-Shabaab suudab kasu lõigata nii salakaubaveo ja piraatluse kui ka sadamate maksustamise ja merelise väljapressimise kaudu. Kas piirkonnas on mingid liite, mis püüavad selle kahe rühmituse tärkava liidu vastu võidelda? Ma mõtlen, mida siin üldse teha saab? Nii, et on olemas nii rahvusvahelised piraatluse vastased operatsioonid ja liidud, kui ka hutiide vastased mereturvalisusoperatsioonid, mis nüüd omavahel kattuvad. Aga selle suhte keeruline olemus teeb selle katkestamise tõesti raskeks. Üks huvitav asi on kasvav huvi Somaalimaa vastu, nii Ameerika Ühendriikide kui ka Iisraeli poolt. Ja kuna nad teevad uusi jõupingutusi, et kehtestada end iseseisva riigina ja saada rahvusvahelist tunnustust, näeme tõenäoliselt Somaalimaa rannavalve suuremat rolli nendes protsessides. Eriti kuna nad juba teevad koostööd USA, Araabia Ühendemiraatide, Venemaa ja Hiinaga merendusküsimustes. Kas Somaalimaa rannavalvel on praegu piisavalt ressursse, et tegelikult võidelda mõnede nende jõududega nagu Iraani toetatud Huthid? Neil ei pruugi olla piisavalt ressursse, et sellega täielikult ise hakkama saada. Kui kohalike jõudude kaasamine ja nende osalemine nendes laiemates rahvusvahelistes koalitsioonides, mis toovad kokku jõuda näiteks Ühendkuningriigist, USA-st ja Türgist, on tõesti väga kasulik. Kuidas Iraan sellesse kõigesse sobitub, arvestades, et Houthid on üks režiimi käepikendusi? Kas nad mõjutavad seda liitu või survestavad selle tekkimist mingil moel? Houthid on endiselt Iraaniga seotud, kuid nad ei ole täielikult Iraani mõju all ning säilitavad omaenda liite ja suhteid. See, et Houthid arendavad koostööd nii Al-Shabaabi kui ka teiste riiklike ja mitteriiklike osapooltega, näitab, et nad loovad paralleelseid suhteid. See tähendab, et ühel päeval võivad nad režiimi langemise järel ellu jääda või tegutseda nii, nagu nad poleks täielikult Iraani toetusel. Iraan ei pruugi tingimata seda suhet Al-Shabaabi toetada. Kui sõda Iraaniga peaks taas algama, kas me võime oodata, et mõned neist liitudest hakkavad blokeerima rahvusvahelisi vesi, eriti Punase mere ja Aafrika sarve piirkonnas? Me võime kindlasti näha, kuidas Houthid kasutavad ära neid uusi võrgustikke Al-Shabaabiga ning Somaalias. Ja praegu on neil kontroll ja mõjuvõim Bab el-Mandebi väina ühel poolel ning Somaalia teisel poolel. Kui neil oleks juurdepääs mõlemale ja mõju mõlemal pool, oleks see tõesti laastav.